tere tulemast! Täna läheme ühele päris sügavale ja, ütleme ausalt, keerulisele rännakule. See on lugu millestki, mida nimetatakse kaosmõistuseks. See on seisund, kus inimese sisemaailm on justkui kildudeks purunenud ja me uurime ühte üsna ebatavalist ravimeetodit, mis pakub tegelikult lootust tervenemiseks. Alustamegi siis teekonda killustumisest terviklikkuseni. Hakkamegi kohe pihta, ühe väga võimsa lausega. Siin me jookseme, viha ja mina. See üks lause maalib tegelikult pildi sellest intensiivsest sisemisest võitlusest, mida me kohe uurima hakkame. See on maastik, kus viha ei ole lihtsalt tunne, vaid pidev kaaslane. Mis asi see kaosmõistus siis täpsemalt on? See pole lihtsalt mingi kliiniline termin. See on kirjeldus ühest väga sügavast isiklikust kogemusest, kus varasane trauma on inimese minatunde täiesti purustanud. Kujuta korraks ette sellist seisundit, kus sinu psüühika erinevad osad on omavahel pidevas sõjas. See muudab stabiilsete tunnete kogemus ja hoidmise peaaegu võimatuks. Okei, aga kuidas selline sisemine killustumine üldse tekib? Et sellest kaosmõistusest aru saada, peame tegelikult minema ajas tagasi otse selle juurde, lapsepõlve, kus selle kõige seemned idanema pannakse. See sisemine kaos avaldub tavaliselt sellise valusahelreaktsioonina. Kõik saab alguse lapsepõlves rahuldamata jäänud vajadustest, mis tekitavad hirmu. See hirm muundub omakorda vaenulikkuseks ja inimene justkui neelab endasse hävitavad kuvandid oma vanematest. Ja tulemuseks on täiesti mustvalge maailmapilt, kus teised inimesed on kas täielikud pühakud või siis teemonid. Ja kõige selle keskmes on piinav tunne, et sinu enda sees on miskit, mis on olemuslikult halb ja ohtlik. Sellises seisundis on stabiilsed suhted ja emotsioonide juhtimine peaaegu võimatu ülesanne. Ja see viib meid ühe väga olulise küsimuseni. Kui mineviku haavad on nii sügavad ja minapilt on sõna otseses mõttes kildudeks, kas siis on üldse lootust? Kas neid kilde on võimalik kuidagi uuesti kokku panna? Tuleb välja, et vastus on olemas ja selleks peame minema ühte väga konkreetsesse kohta. Lähme korraks Soome ja vaatame, kuidas Tampere päevahaiglas loodi midagi täiesti ainulaadset, isegi radikaalselt. Omaenda ravimudel. Ja see ongi see koht. Tampere päevahaigla oli omal alal tõeline pioneer. Aga mis teeb selle eriti huvitavaks, on see, et nende ravimudel ei tulnud kuskilt paksust õpikust. Ei, selle lõi personal ise, täiesti nullist, oma igapäevase töö ja reaalsete kogemuste põhjal patsientidega. Mis selle mudeli tuum siis on? Põhimõtteliselt on see 6-osaline protsess, mis on korraga nii konkreetne kui ka väga inimlik. Alustatakse sellest, et tuvastatakse need kaose ilmingud ja luuakse turvaline keskkond, kus patsient saab kogeda heastamist, aga samas on reeglid väga kindlad, piirid on paigas ja agressiooni ei sallita. Edasi keskeldutakse juba patsiendi enda jõustamisele, õpetatakse iseseisvust ja aidatakse mõista mineviku valusaid kogemusi. Ja mis on võib-olla kõige olulisem, luuakse ruum, kus absoluutselt kõigest võib rääkida, ilma et peaks kartma hukkamõistu. Teooria on üks asi, eks, aga vaatame, kuidas see päriselus välja näeb. Lähme konkreetseks ja vaatame ühe patsiendi, Laura, lugu. Tervenemine, nagu me teame, ei ole mingi kiire sprint. Ja Laura lugu on selle hea näide. See oli aastate pikkune teekond, kus oli tagasilööke ja haiglaravi, aga see näitab ka seda, mida pühendumine ja õige abi suudavad teha. Lõpuks, pärast 2 aastast väga intensiivset programmi, jõudis ta punkti, kus ta ei vastanud enam piirialase isiksuse häire diagnostilistele kriteeriumidele. Mis siis Laura peas täpsemalt toimus? Tema psüühikas olid justkui 2 vainulikku armeed, mis pidevad sõdisid. Ja need peegeldasid tegelikult tema vanemate laastavat mõju. Teraapia aitas tal need osad ära tunda, neile nime anda ja mõista, kust nad tulevad. Ja see oli esimene samm, et nende üle üldse mingit kontrolli saavutada. See võrdlus siin näitab seda muutust päris hästi. Vasakul on naine, kes on täielikult oma sisemise sõja vang. Ja paremal, seal on juba keegi, kes on õppinud need laastavaid jõude taltsumama, mitte laskma neil ennast juhtida. Ja see andis talle vabaduse uuesti õppida, reisida, elada. Ta polnud enam oma mineviku ohver, vaid sai hakata looma oma tulevikku. Okei, liigume nüüd edasi ja vaatame laiemat pilti. Mida see terapeutiline mudel siis tegelikult tähendab ja milliseid tulemusi see annab? Ja siin ongi selle ravimudeli kõige olulisem mõte. Eesmärk ei olegi midagi ära parandada või, haigust välja ravida. Fookus on hoopis uue ehitamisel, stabiilse ja tervikliku identiteedi loomisel, mis suudab eluraskustega päriselt hakkama saada. Ja teate, need tulemused on ka päriselt mõõdetavad.
See 2009. aasta uuring näitab ikka uskumatuid numbreid. Vaadake ise. Pärast 2-aastast ravi langes patsientide depressioonitase dramaatiliselt, samal ajal kui nende eluga rahulolu tegi tohutu hüppe üles. Need ei ole lihtsalt mingid subjektiivsed tunded, vaid reaalsed elu muutvad numbrid. Ja see luulerida siin võtab selle tervenemise teekonna olemuse nii hästi kokku. Enne kui saab olla meie, osaleda suhetes, olla osa ühiskonnast, peab kõigepealt looma stabiilse mina. See on raske, aga täiesti hädavajalik teekond nendest killustunud osadest ühtse terviku poole. Aga teate, siit tekib üks suhem küsimus. Kas see sisemine kaos on alati ainult isiklik tragoodia? Või äkki peegeldab see ka midagi suuremat? Midagi meie ühiskonna kohta? Ja siin teeb autor ühe päris üllatava pöörde. Ta seob psühholoogia ja sotsioloogia. Ta veidab, et seesama halva mina hävitav tunne, see ei ole ainult isiklik. See peegeldub ka ühiskonnas laiemalt. Autor viitab Karl Marxile ja tema võõrandumise teooriale, sellele ideele, et ebaõiglane süsteem tekitab inimestes tunnet, et nad on oma tööst, teistest ja lõpuks ka iseendast võõrdunud. Ja see võõrandumine omakorda sünnitab sügavat viha ja hävitusiha. Ja me lõpetamegi selle Marxi tsitaadiga, mida autor kasutab oma mõtte kokkuvõtteks. See lause, ma ei ole midagi ja ma peaksin olema kõik, on ju tegelikult uskumatu. See võtab ühte lausesse kokku nii selle sügava isikliku tühjustunde kui ka selle ühiskondliku, isegi revolutsioonilise iha. Ja see jätab meid mõtlema nende sügavate seoste üle meie sisemaailma kannatuste ja selle maailma struktuuri vahel, kus me kõik elame.